Ühel ilusal suvepäeval võiks lubada enesele midagi täiesti uut. Miks mitte, võiks selleks olla lomi-lomi massaaž. Lomi-lomi massaaž on pärit Hawaiilt, kus on tegelikult juba tuhandeid aastaid vana šamaanide traditsioon. Seal oli niimoodi, et kui mehed hakkasid naist võtma või läksid sõtta, siis oli vaja kõigepealt ette valmistada selleks tähtsaks sündmuseks. Aga kui meil lomi-lomi massaaž kestab 2 tundi, siis seal see võis ka mitu kuud võtta aega. Et naise võtmiseks peab ikka väga tõsiselt ette valmistama ennast. Kui tahta oma elus rohkem tasakaalu ja voos olemist universumiga, et kindlasti soovitan. Nõnda palavaks nagu Hawaiil massaažituba ei köeta, kuid kõik muud tingimused on üpriski ligilähedased. Keskkond on tegelikult üsna sarnane sellele, mis ongi Hawaiil. On sellised lühikestes seelikutes tüdrukud, lilled juustes, et see muusika ja see õli, mida me kasutame massaažil, et see väga loobki sellise sarnase keskkonna. Lomi-lomi massaaž on kogu keha massaaž ja need liigutused, mis seal massaaži käigus nüüd mina massöörina teen, on sellised voolavad, justkui nagu loodus, nagu oleks jõgi ja linnud ja loomad ja kõik on kaasatud meie sellesse seanssi. Kui klient soovib, et siis on võimalik ka näomassaaži teha ja nii, et 2 tundi hiljem on võimalik siit meie juurest lahkuda nii, et ka juuksed on õlised ja varbad ja näpuotsad ja et lisaks sellele vaimsele praktikale, mida see massaaž endas hõlmab, et on võimalik saada ka kehahooldus põhimõtteliselt. Ühe korraliku massaaži juurde kuulub kahtlemata ka vägagi kvaliteetne massaažiõli. Meie kasutame väga kvaliteetset õli. Et siin on põhiõlideks on magusa mandliõli, mis on orgaaniline ja oliivõli ja eterlike õlinetena on siia lisatud ilang, sidrunein ja veel mõned põnevad komponendid. Armastust, hästi palju armastust. Ja selle 2-tunnise seansi jooksul tegelikult on niimoodi üles ehitatud, et see muusika, see õli, need lõhnad, et need käed on igal pool, et lõpuks enam inimene laua peal ei suuda seda kõike jälgida ja see ongi selle massaaži eesmärk, sest see annab ajule võimaluse ennast välja lülitada ja alustada uuesti otsast peale juba kõrgemas energiasageduses. Need kliendid, kes on enesele kord juba lomi-lomi massaaži lubanud ehk sõrme ulatanud, annavad peagi ka terve käe. On olnud juhuseid, et inimene tõuseb püsti väga aeglaselt ja ütleb, et tahan veel, et nüüd võiks otsast peale hakata. Aga on olnud ka selline juhus, et üks ema võttis kaasa oma ülikoolis käiva tütre ja see tütar ilmselt ei olnud lihtsalt teadlik sellest, kuhu ta satub. Ja siis juhtus küll selline asi, et 1,5 tundi hiljem juba küsiti, et kas telefoni tohib kasutada massaaži ajal. Aga et lihtsalt inimesi on erinevaid ja. Aga kes tuleb ikka teadlikult ja tahab seda kogemust nautida, et siis ei ole juhtunud sellist asja, et igav hakkaks poole peal või nii. Me alustame tavaliselt seanssi üldse inglikaartidega või meistrikaartidega. Et klient saaks ise parema aimduse sellest, et kuhu ta tegelikult tahaks praegu edasi liikuda. Ja iga seanss algabki taotlusega, et mida me selle konkreetse massaaži seanssiga soovime taotleda. Et siis on väga oluline, et need taotlused oleks hästi konkreetsed, sest need kindlasti lähevad täide. Loomulikult on mõistlik teada enne iga uut kogemust ka võimalikke vastunäidustusi. Missugused on Hawaii lomi-lomi massaažil? Minu massaaži õpetaja, kes on ise Hawaiil õppinud seda massaaži, ütles niimoodi, et ainuke vastunäidustus on allergia puudutusele. Ja mina ei ole tänase päevani kohanud ühtegi inimest, kes oleks puudutusele allergiline. Meeli Lepson kinnitab seniste kogemuste põhjal, et just pinged, stress ja depressioon on need, mis meie keha kõvasti kurnavad ja ka haigusteni viivad, kuid Hawaii lomi-lomi massaažiga saab selle kõik enasti korda. Tänapäeva ühiskonnas on seda väga palju, et inimesed ei oska vabastada oma hirme, blokeeringuid,
hoiavad kinni vanadest asjadest, mis meid ammu enam ei teeni ja tegelikult see võib teha keha haigeks. Selleks, et massaaži tulemused oleksid võimalikult püsivad ja kauakestvad, on soovitav läbi teha üks korralik kuur. 5 korra äkki kuur kindlasti aitab nagu kõigel sellel palju sügavamalt mõjutada kogu elu. See ei pea olema iga päev, see võib olla näiteks kord nädalas või isegi pikema aja jooksul ja neid seansse võib olla ka rohkem, et tegelikult see isiklik kogemus, sellest saab nagu kõige rohkem aimu, kuidas oleks vaja edasi minna. Enne massaažikuuri ettevõtmist on mõistlik teha ka mõned ettevalmistused. Massaažipäeval kindlasti juua hästi palju vett, sest kuna see massaaž käivitab ka puhastusprotsessid kehas, et siis lihtsalt vesi aitab mürkidel kiiremini välja transporteerida. Ja kui võimalik, siis mitte süüa liha ja mingeid raskeid toite, et lihtsalt ei ole mõtet oma organismi koormata. Millal saabuvad head tulemused? Seda küsitakse ikka ja jälle massaaži tegijalt, kuid kõik on individuaalne. Mõni tunneb kohe midagi tema kehas toimuvat, mõnel võtab see aega natuke rohkem. Massaažiseanss on üks väga hea võimalus otse kohe tunda tulemusi. Ja kuna me seda väga võtame ise vaimse praktikana, et me ei võta seda üldse kehatööna põhiliselt, et kindlasti saab väga palju uusi ideid ja uut energiat, millega minna edasi. Aga kui on nüüd vanast ajast palju blokeeringuid ja hirmud ja tegelikult ei tea, mis oma eluga peale hakata või suhted hoopis teiste inimestega, et ei saa oma lastega äkki hästi hakkama, et tegelikult me soovitame tulla ka hoopis reiki koolitusele, sest see annab laiapõhjalised teadmised sellest, et kuidas üldse tänapäeva maailmas kõrgete energiatega toime tulla, sest väga palju on muutunud sellest ajast, kui meie ise olime lapsed ja et me saaks selle kõigega hakkama, meil on natukene vaja uusi teadmisi.